No nii, mäletate seda esitult? Rasmus kindlasti paneb ühe mingi pildi sellest, et siin oli akvaarium. Tänaseks 24 tundi ja oleme teda tuulutanud siit tavast. Ma ei tea, kas sa näed siit näidata. Et võtsime ühe katte pealt ära ja kuiv ilm ja hoidsime autot garaažis ja tuli on nagu uus, et paneme katte tagasi ja siis vaatame, kus me teda tihendama peame hakata, et milles vesi sinna sattus, et jälgime jooksvalt. No nii, Rasmus, räägi, mis tegema hakkad? Täna on see kaua oodatud päev, kus me hakkame Bemmi pollima. Et auto on juba ära pestud, ette valmistatud, tähtsamad asjad on kinni teibitud. Ja nüüd me hakkame vaatama, et mis siin teha annab, et ilmselgelt värvi tagasi ei saa panna, kus ta täitsa maas juba on. Aga ma arvan, et mõnes kohas teeb selle pildi paremaks küll. Näita mõnda kriimu, mis me kohe tegema hakkame. Kohe siit järjest saabki minna, et siin on mingid väiksed parklaneed ja siit läheb üks pikk, see on päris sügav tegelikult juba, sinna jääb küüs kinni. Aga äkki ta läheb lihtsalt natuke paremaks, et nii palju, kui me ise teha saame. Just. Enne broleerimist oleks huvitav nagu mõõta ka, et kui palju seda värvi siin järel on pinna peal, et üksteise lähedalt mitu mõõtmist. Saad mingid aimdused, et kui palju on, et siin on originaalvärv, üsna õhuke. Siin on palju paksem värvikiht. Aga tundub ka äkki originaal. Originaal. Räägi meile siis, kas autol on originaalvärv? See seade ütleb, et autot ei ole üle värvitud, et kõik see värv on originaal. Cool. Võib ka midagi öelda auto ajala kohta see. Me hakkame lihtsalt cut-padiga siis täna poleerima kõigepealt. Bemmi värv on kõva ja friime on palju, et selle punasega oleks hea alustada. Ja kasutame Compound Plussi siis esimeses stepis. Pärast on plaan polishiga üle ka teha. Kas teed enda rõõmsa näo siia? Rõõmus nägu on pärast. Lakk on nii kõva, et me peame kasutama seda heavy cut'i pad'i, et muud ei tee isegi erilist vahet, et sa pead korralikult vaeva nägema sellega. Kuidas läks selle paneeliga? No ma arvan, et väga hästi läks, et see heavy cut'i padi sai sellest suurest sügavast kriimust sai päris hästi jagu. Siit poolt vaadata, et teda on ikka märksa vähem näha, kui varem oli, et varem ta karjus sulle näkku siit. Just. Et ta on ikka veel seal, aga nüüd ta on nagu väga märgatav, et võrreldes sellega, mis ta oli. Hoopis teinud ära, jah, et väga hea tulemus. Vaatame, mis me kapotiga teha saame, et ega ta väga reaalne ei ole, aga samas väga selline eluline, et mis nagu nii sügavatega teha saab. Ja kõige hullem stsenaarium, et siis laseme kapoti pärast üle värvida. Siin oli mingi 10 pikka triipu oli sees enne. Ja nüüd nagu, kui sa lihtsalt korraks peale vaatad, sa näed mingi paari ainult. Siin on hästi näha, miks on vaja peale heavy cut'iga poleerimist veel tavalise polishiga ka üle teha. Muidu jäävad sellised hologrammid, nagu siin ukse alumises servas hästi näha on.
olen siin päris mitu tundi tööd juba teinud, umbes pool autot on valmis ja palju on veel ka. Et täna enne pimedat koju ei jõua. Jõu, järgmine päev on, vaatame üle, kuidas poleerimine välja tuli. Kere peal on märgata väga palju vähem kriime. Valguse käes on värv ilus, sügavam, läikivam. Veidi siis taustainfot ka, et kuidas auto selliseks saada, et see ei ole selline tunniajane pesu, et Rasmus tegeles terve päeva sellega, et kell 12 kuskil saabusime ja kui me ei eksi, siis 11 õhtul oli koju minek, et see võtab aega, see on aegulukas ja sellega tuleb arvestada. Tänane mänguplaan siis käisime auto prepiga üle ja järgmine samm on siis vana hea sõber Gantcode. Et üks võib-olla kõige lihtsamini paigaldatavaid keraamilisi kaitsmeid, et sisuliselt paneme selle auto värvipinnale, tuledele, võib-olla isegi ka velgedele, et on selline üsna universaalne, sobib igale poole. Ma tea, kas ta fokusseerib ära ka nende keraamikamärkide peale. Mis tal üle jääb? Jah, see tuleb maha pahvida ja see on neis. Väike tükikene keraamikat on siis siia lapi peale niimoodi pandud. Ja kohe juba see plastikosa läheb ilusaks läikivaks. Et umbes sellise märja finiši saab ka. Et hästi ettevaatlikult, et ta nagu valedesse kohtadesse ei läheks, aga samas oleks kõik ühtlaselt ilusasti ära kaetud. Nii ja siis lapi kuiva poolega, puhta poolega ilusasti üleliigne toode eemaldada. Hoopis teine asi. Enne Gantcode'i. Brand new. Siin oli sügav kriim, seda on veits näha ja palju väiksemaid oli ka ukse peal, tagatiiva peal, peaaegu mitte midagi. Siit jookseb üks. See tuli oli kõvasti tämmi saanud, nüüd ei ole peaaegu midagi näha siin. Stange on meil katki. Stange pealt tulid ka jäljed päris hästi välja tegelikult. Kapoti before and after on kõige jõhkem vist. On ja see on nii sügavad kriimud. Ja nüüd on nagu, ma ei tea, lihtsalt loomuliku valguse käest ei karju enam näkki. See on täitsa ulme, mis teha saab. See stange oli täiesti pekkis, jah. Mul on sellest pilt ka, milline see alguses oli, et see lihtsalt ei ole võrreldav tänase seisuga. Rasmus, kuidas eilne poleerimispäev läks siis? Lappama läks. Räägi lähemalt. Ja me alustasime two-step polishiga. Üle poole autos sai tehtud, aga aeg sai otsa. Ja siis me tegime kompromissi ja läksime one-stepi peale edasi. Aga kui ma küsiksin, et mis sa sellest päevast õppisid? Ma tean nüüd kõiki päädikombosid, kõiki pastasid kasutasin seal. Leidsin ka enda jaoks sobiva one-stepi selle auto jaoks. Mis BMW värvi kuldne või nii-öelda parim sinu soovitus on siis? Kui sa ei taha täiesti kriimuvabaks autot, siis on ikkagi vana hea polish pad ja compound, tavaline pasta sinna ja võib-olla natuke polishi täppe ka sekka. Seda sa vist tegelikult juba harrastasid eelmisel Škodal, mida sa tegid ka, jah? Tegelikult see on sama kombo hea, mis teiste autodega on olnud. Et lihtsalt tuleb ootused õigeks seada ajaga, et
kui sa ei taha 10 tundi teha, siis on see õige variant. Ja siis see esimene paneel ka vist õppetunnina, eks? Et kui sa hakkad poleerima, siis esimene paneel vist on kõige olulisem, eks? Jaa, et esimese paneeli peal saad teada, kui kõva see lakk on. Et kuidas ta reageerib, kui palju välja tuleb, mitu pässi on mõistlik teha, et enne pimedat koju jõuda. Oleme tegelenud auto välimusega. Päris hea sai. Et üliõnnelik tegelikult selle tulemusele, et uskumatu, et järjest nagu kurvemaks läheb selle piltide tegemisega. Et tegelikult oli plaan nüüd siin kohe teha autost ära müügipildid, et see oli meie jaoks projekt, et auto siis läheb müüki Eestis ja ma usun, et keegi saab endale väga hea auto kusjuures tänase seisuga, et siis kui me kätte saime, siis ilmselt liiga palju huvilisi sellel autol poleks olnud, et mootor ei käivitunud, auto kere oli nagu ta oli, aga kohe siis lähme vaatame, mis me teha suutsime sellega. Ma ei olegi päikse käes näinud teda, kui ta ilus veel on. Jubedalt läigib. Värv on nii sügav. Ja tegelikult on siis niimoodi, et keraamika sai siin kuskil 3 tundi tagasi peale, et see auto peab veel stabiilses konditsioonis ehk siis garaažis edasi seisma, et homme loodetavasti on see värv veel sügavam. Projekti lõpp. Rasmus, räägi, mis tunne on? Ja, et Bemmiga sai palju vaeva nähtud ja sai mehaanikule näidatud, et igat pidi on investeeritud sellesse, aga päris hea tulemus tuli meil tegelikult lõpuks ikkagi. Jah, et tegelikult saime ju siis mitu töötava auto ja saime kohe maksta 1300 eurot siis nende tehniliste puuduste eest, mis meid siin ees ootasid, eks. Aga ei lastud ennast heidutada, saime auto tööle, nüüd on kere ka nii nagu tahtsime ja edasi siis hetk tagasi tegime pildid ära, plaanime siis kuulutuse teha, kuulutuse paneme siis video kirjeldusse. BEM-i siis episoodid selle videoga lõpevad, aga see ei tähenda, et meie oleksime lõpetamas, et me tegelikult alles alustame ja järgmise siis nii-öelda spoilerini võib ära öelda, et üks väga huvitav Octavia on meid järgmistes videodes ootamas. Okei, aga siis kõike head! Järgmise korrani!